tere, minu on Einar Kuusk ja kes mäletavad, siis mõned aastad tagasi ma tegin sellist videot nagu minge putsi oma küsimustega ehk siis Q&A video ja ma mõtlesin viimasel ajal, et võiks uuesti hakata neid videosid tegema, et content ju. Nii et pange oma küsimused siia kommentaaridesse, et ma saaksin järgmisest minge putsi oma küsimustega videos vastata. Alustame siis, võtame väikse söömu psühhopaatset kohvi. No Bigi küsib, kuidas sa raha saad? No Bigi, raha saad siis kui taha saad. Ei, aga tegelikult ma saan raha praegult livestreamidest. Ma teenin keskmiselt 100 euri päevas või 100 euri keskmiselt iga livestream, mis ma teen. Ma ei taha seda ära jinxida, ma loodan, et see jätkub nii. Kui ei jätku, siis ma olen putsis omadega. Ei, küll ma siis midagi uut välja mõtlen. Aga praegu ma keskendun livestreamidele peaaegu igapäevaselt, vahel üle päeva, sellepärast, et see toob sisse ja ma saan seda raha edasi investeerida sisusse, sisu tootmisesse ja filmiprojektidesse ja Londonis läbilöömisele. Jans ütleb, vlogi koos Joodikuga. Hilja juba, sellepärast, et tüüp kolis välja, sattus haiglasse, jõi ennast peaaegu surnuks ja läheb Poolasse tagasi. Kalgur Jüri küsib, kuidas su majas nii puhas on? Sellepärast, et me oleme puhtad poisid. Sellepärast, et maja omanik renoveeris selle maja ära ja põhimõtteliselt tegigi nagu selle maja välja rentimiseks, ja otsis puhtad inimesed, korralikud inimesed siia majja. Ja sellepärast see puhas ongi. Laser Chair küsib, mida vittu, kuidas sa elad, kui 700 euki iga kuu juba läheb? Okay, ma küsin seda küsimust uuesti nende smailidega koos. Mida vittu, kuidas sa elad, kui 700 euki iga kuu juba läheb? Laser Chair. Ma olen Einar Kuusk. Kaabri küsib, PewDiePie naaber või? Ei, ma ei tea. Pole teda küll märganud siin kuskil. Ma ei usu. Kas keegi teab, kus PewDiePie elab või mis Londoni linna osas? No Bigi küsib, huvitav, milline sa siis veel oleksid, kui Antsu teeksid? Karl Robert Mägi küsib, sa usud jumalasse, aga mitte sellesse, et maa ümmargune on? Mis kuradi loogika see veel on? Mul lihtsalt aju hakkab kärssama. Joolosväek Hiid ütleb, jumalasse uskuda on umbes sama teema nagu uskuda lamedasse maasse. Siis küsib üleüldse, kui sa oled oma hinge saatanale müünud, siis kes su jumal üldse on? Kas saatan ise? Joolosväek, kas ma näen välja nagu tüüp, kes on oma hinge saatanale müünud? Mul pole telekatki. Mets Mari küsib, elad kiriku lähedal ja nüüd hakkasid jumalasse uskuma? Mets Mari, ma uskusin juba jumalasse siis, kui ma olin väike laps. Aga ma ei ole nagu usklik, selles mõttes, et ma ei ole kuskilt religioonist läbi käinud, ma ei käi kirikus. Ma olen ise tundnud väiksest peale nagu sisimas, et on midagi suuremat kui meie, kes vaatab meid või on teadlik meist ja armastab meid ja on loonud meid. Ma ei usu, et me oleme suurest paugust, ma ei ole kunagi seda uskunud. Ma õppisin seda, aga ma ei ole kunagi seda päriselt uskunud, see ei tundunud minu jaoks loogiline, sest et minu süda alati ütles, et ei, see maailm on kuidagi moodi loodud. Kas see on loodud mingisuguse perversse vanamehe poolt, kes istub ja vahib, kuidas sa situd või peksad pihku, ma ei tea, või on see loodud mingisuguse energia poolt või mingi asja poolt, mida me ei suuda hoomata, pigem võib olla, ma ei tea, ma arvan, et me ei saa kunagi teada, ma arvan, et me ei hakka kunagi seda hoomama, aga ma kindlasti usun, et see on kõik loodud, sellepärast, et kui sa vaatad loodust, kui sa vaatad kõike siin maailmas, siis see on liiga ideaalselt töötav nagu asi, see on matemaatiline isegi su enda DNA on niimoodi ehitatud, et see ei saa olla random, et see on nagu, oleks nagu struktuur, mis on kokku pandud, see on lihtsalt liiga perfektselt kokku pandud maailm, et olla random. Palju rohkem oleks glitche, ma arvan, kõik on sümbioosis kuidagi, see ei ole lihtsalt loogiline ja ma arvan, et iga inimene usub, tunneb sisimas, et on midagi, on mingisugune jõud, nagu The Force, näiteks Star Warsis, et on mingi jõud, mis armastab sind ja kaitseb sind. Kui sa temasse või sellesse usud ja kui sul tõesti teda vaja on. Ja üks viis, kuidas minu arust seda nagu tõestada on see, et kui inimene on surmaohus või surmahirmus, siis minu arust peaaegu iga inimene, nagu peaaegu kõik inimesed hakkavad paluma Jumalat automaatselt, isegi kui nad on omast arust ateistid. Nad hakkavad paluma Jumalat, nagu paluma abi kuskilt
noh, ülevalt või kuskilt millegilt suuremalt, nad hakkavad Jumalat paluma, reaalselt ütlevad Jumala nime, isegi kui nad ütlevad, nad ei usu temasse. Nii et see ütleb väga palju. Sten Teesalu küsib, mis kell livestream? Iga päev või siis üle päeva vahel teen nagu pause, võtan nagu vabad päevad vahepeal. Mul ei ole graafikut, ma teen suht randomilt. Ma ei suudaks nagu nii graafikust kinni pidada, sest et mul ei ole nagu väga sükene, ma ei tea ette vahel, ma pean äkki minema kuskile castingule või lihtsalt ei jõua, aga muidu mingi kell 8 või 9 või 10 paiku Eesti aja järgi iga õhtu. Või siis lihtsalt vaatame sotsiaalmeediat, et kui ma livestreamin, siis ma panen postitan üles 8, 9, 10, et ma olen laivis ja siis lihtsalt võtame munn pihku ja hakka vaatama. Anne Tänav küsib, kas siis filmide tegemine pole mingit sorti töö tegemine? Täpselt Anne, täpselt. On küll, aga lihtsalt inimestele on raske seda selgeks teha, inimesed ei tunne nagu, et see oleks. Sa pead juba olema mingisugune Hollywoodi filmitegija, et inimesed mõtlevad, nagu tunneksid, et ta teeb tööd. Isegi siis on inimestel kuidagi mingi sükene meie kultuuris, meie ühiskonnas on süke nagu arusaam, et kui sa teed loomingulisi asju, siis see nagu ei oleks töö. Kui sa toodad meelelahutust, siis nagu see nagu ei oleks töö, mis ei make'i sensi. La küsib, miks sa tööl ei viitsi käia? Sellepärast, et ma ei käi tööl, ma teen tööd ja kui ma käiks kuskil tööl, kus ma ei tahaks käia või kus ma ei sobiks, siis sul poleks ju content'i kuhu alla kommenteerida. Ja tegelikult ma viitsin tööl käia, kui tegemist on näitlemisega või filmi tegemisega või sisu loomisega. Kui ma näiteks saan näitlemisest tööd, siis ma olen nagu pulk üleval kell 5 hommikul, tõmban kohvid peale, külm dušš ja jooksen võtteplatsile. Mul ei ole mingi probleem käia tööl, kui see on seotud sellega, milles ma hea olen ja mida ma armastan teha, mis on minu töö. Ma lihtsalt räägin sellest, et ma ei taha minna tööle kuskile, mis ei ole minu teema, mis ei ole minu roll siin ühiskonnas. Igalühel on oma roll siin ühiskonnas. Ma ei ütle, et see on mingi halb, kui sa oled poemüüja, siis see on sel hetkel roll sinu ühiskonnas, sest sa oled selle valiku teinud. Mina ei taha seda valikut teha, sest ma olen 30 varsti juba ja ma olen aru saanud, et elame väga lühikest aega siin ja aeg oleks tegutsema hakata igapäevaselt ainult sellega, mida sa armastad ja milles sa hea oled ja teha see enda tööks ja seda ma teen ja variant B ei ole. Taavi Tee küsib, livestream kus on? Ma teen nüüd livestream ühes uues kanalis nimega Anal Kusk, sellepärast, et ma sain 3 kuuks bänni copyrighti eest siit kanalist. Kui sa veel ei ole aru saanud, siis livestreamid toimuvad teises kanalis 3 kuuks. Pane YouTube'i ANALKUSK Anal Kusk või vaata linki siin all descriptionis ja leiad livestreamid. 3 kuu pärast on livestreamid jälle tagasi siin kanalis. Oskar Paal küsib, oota enam ei tule podcast'i või? Jaa, sorry Oskar, Einar Jututuba ei tule enam, Einar Jututuba on läbi, aga ma teen kunagi uue podcast'i arvatavasti ingliskeelse. Müüsin kõik tehnika maha, tulin Londonisse, võtsin uued tuuled, niimoodi öeldakse, uued tuuled, uued kõhutuuled võtsin ja uus missioon, uued eesmärgid. Sest et tegelikult see podcast hoidis mind kinni Eestis nagu ilmselgelt, nagu kui sa teed mingit projekti, nagu näiteks podcasti, siis sa ei saa ju minna kuskile välismaale, et oma näitleja karjääri kallal töötada, et see on ajuvaba, miks ma üldse tegelikult, ma kuidagi nagu hetkes nagu mingis mases ja mingis paanikaoos nagu võtsin selle projekti ette, sest ma tahtsin oma käed millegi külge panna, et midagi teha, et mul oleks mingit tegemist. Sest et ma olen loominguline inimene ja ma lähen hulluks, kui ma igapäevaselt ei saa teha ja tegeleda mingisuguse loomingulise asjaga. Nii et see oli sükene impulsiivne otsus, et ma seda tegema hakkasin, aga minu arust lõppkokkuvõttes see oli hea otsus. Ma teeks selle valiku uuesti, kui ma peaks, kui ma rändaks ajast tagasi midagi, et ma ei kahetse seda. Ja mul on hea meel, et nii paljudele meeldis see podcast. Tohutult hea meel. Ja aitäh, et vaatasite ja kuulasite, et see oli lihtsalt süke väike faas minu elus ja nüüd liigume edasi. See oli mingi puts ja oma küsimustega osa 4 vist. Kui tahate järgmises osas enda küsimusele vastust, siis pange oma küsimused siia alla, minu kubemepiirkonda, kommentaarimisse ja ärge unustage lakkuda minu sitakat. Näeme!